Aga nüüd ikkagi teiselt poolt vaadatuna, kui inimene, kes meid kuulab, me oleme siin sinuga nüüd tund aega 4 minutit vestelnud ja meil on veel siin minna. Aga kui inimene kuulab, nüüd on tund aega ära kuulanud ja kaasa mõelnud ja tal tekib tunne, et okei. Aga ma tahan teada, mida Urmas teeb. Kõnetab, sest et see on osa, mida me ei saa ära lõigata ja mida ei saa ka nagu välistada või vältida. Kui inimest kõnetab, siis ta tahab. Ja mulle meeldis, kuidas mu enda mentor ütles ja mul jääb selliseks meelde ka, et kui ikka sügeleb, et pead kogema või ära proovima, siis tee ära vaata. Siis on nagu hing rahus. Muidu kogu mõtled selle peale, et mis tunne see oleks. Aga tee see ära siis, kui võimalik on. Siis on rahu majas. Aga vaata see, mis sa ütlesid, kui sügeleb. see on ju nii otsene, et kus sügeleb? Jah. Keha sügeleb. Keha on. Ja ütleme, et täna ma ütlengi siis seda, et kui sa kuulad mind hetkel ja sa nagu sa ühesõnaga mitte mõistus ei ole see koht, kus ühesõnaga nüüd, et ta räägib seda, et see on õige või see on see vaid tunneta oma keha. Täpselt see, mis sa ütlesid, kui sügeleb. Kui sa tunned kehas, siis on õige koht minu juurde tulla. Kui sa reaalselt tunnetad. Sellepärast, ma näen ka ju tõesti siukseid inimesi, kes otsivad hästi palju. Ka mina olen käinud hästi palju erinevate sõnaga nii-öelda nõustajate, terapeutide juures. Sellepärast, olengi nagu otsinud seda. Aga jah, täna ma saan aru, et see sagedus on ikkagi see, mis teeb selle töö. Ja see oli alguses minu jaoks ka nagu hästi siuke, et mul siuksed head tuttavad, kellega ma olen koos asju teinud ja kellele ma tegin seansse ja siin nad ütlevad, et Urmas ei, et sa pead rääkima. Et ma ei saa muidu aru. Ja vaata, see ongi see, et inimesed tahavad aru saada. Nad ei oska tunnetada. Inimestel on nagu ei ole õpetatud seda keha tunnetust. Ja mis on nagu, mida ma olen veel pannud tähele, kui ma, ütleme see, et ma hoian inimesel käsi peal, on ju, et ma aitan nagu siis ka kehas neid blokeeringuid nagu, ütleme selle käte hoidmisega nagu liigutada, et see on nagu üks asi. Aga ühesõnaga ütlen, mis ma nüüd tahtsin öelda, kuidas ma seda, et ja siis nagu kui sinuga tegime, panin sind istuma mugavalt ja lasin sul kogeda siis seda, mis su kõige suurem trigger hetkel on. Nii. Ja siin ongi see, et inimesed lähevad siis sinna emotsiooni või sinna triggerisse sisse ja nad hakkavad peas seda töötlema. Nad ei oska seda keha tunnetust kogeda. Sellepärast ma just sulle rääkisin seda või rääkisin ma ühe kliendile sellest, et see oli üks klient. Ma kuulasin ühte podcasti ja et ka mina ikkagi kuulan asju selles suhtes, aga täna ma juba tunnetangi siis reaalselt seda sagedust. Ja mul on üks asi veel, mille üle ma olen nagu õnnelik olnud, millest ma saan aru, et mul on juba alguses aegadest, mul ei ole nagu ühte kindlat või ma võtan infot ühesõnaga tunnetuslikult, mis mind kõnetab. Et ei ole see, et minu esimese raamatuid oli üldse Eckhart Tolle Uus maailm, mis on nagu, ma tean, hästi paljudel seda olnud. Aga ühesõnaga tahan seda öelda, et ma jään nagu Eckhart Tollesse nagu kinni, et ühesõnaga kõik, et ainult see, mis tema räägib, on tõde. Ma hakkasin nagu
hästi palju siis erinevalt, ma ostsin tohutult raamatuid, lugesin ja ma ahmisin seda infot, aga ma ikkagi alateadlikult võtsin seda infot just alateadlikult siis endale sobivat. Täna ma võin öelda siis, see oli intuitsioon. Läbi intuitsiooni võtsin seda. Et mõtlen, millest me rääkisime või noh, et see ongi nüüd see, et inimesed teevadki hästi palju peas, aga ei tee seda kehas. Noh, vaata, sa kogesid ka, mis ma lasin sul teha. Noh, see oli midagi uut sul sinu jaoks ja see käis ju. Jah, ma ei ole võib-olla selliselt nii lihtsal viisil enne seda teinud, et seda emotsiooni või mingi tunde lahustamist või seda märkamist, kus ta on. Ma saan selgelt aru, kus ta on, aga ma pole osanud seda nagu lahustada. Mul on väga hea tunnetus, ma saan täpselt öelda kohe kontakt sellega, kus ta mul on. Et mul see on hästi tugevalt olemas, aga mis ma teen sellega? Ta on, et aga sinuga, jah, reaalselt võib-olla süke 5-10 sekundiga kadus see tunne ära ja jube raske oli seda kunstlikult jõuga mõtteteel tekitada sinna endale seda tunnet uuesti. Ta ei tekkinud enam. Sellepärast see oli kehas tehtud ja võt see ongi see kõige põhilisem, et me peame nagu, me ei saa neid asju peast teha ja me peame need kehast vabastama ja see oligi, ütleme ka minu siis see teekond, ütleme siin vähem kui 2 aastat tagasi on ju, kus ma hakkasin kõike oma emotsioone otsast peale läbi töötama ja just kehast. Ja noh, täna ongi see koht, et mida ma siis inimestega teen. Et aitangi ikkagi selles mõttes ma ei tahaks öelda, et ma hoian talle ruumi või ma tekitan selle ruumi, sellepärast, et täna on see, et kõige võimsam tööriist on minu kohalolu. Sa oled kohal. Ja see tekitab inimeses selle nii-öelda turvatunde, ta keha tunneb ära, et mul on siin turvaline, ma saan avaneda. Ja tegelikult hakkab keha ise, et nagu ka see, et kui mul hakkasid käed toimima, et siis ma hakkasin maailma parandama, ma olen, praegu taib see naerma, on ju. Et kindlasti mõni inimene tunneb ennast ära ka, et ma olin täielik jumal. Et ainult ma puudutan. Ja, et ja no oligi, ja ma tegingi, ma tõesti, ma olen ime asju teinud. Aga täna ma saan aru, kuidas see toimib. Et ja kuidas see, ütleme siis nagu, täna ma saan ka aru, et kuidas see nagu päriselt toimib. Mitte see, et me teeme hetkes selle ära. Või ma teen selle ära. Et see ongi see, et tegelikult kui mina olen kohal, siis inimene teeb ise selle. Just, ma tahtsin selleni jõuda, et see on see, mis mulle meeldib sinu juures ja mida ma olen siin aastate jooksul öelnud ka, miks ma eelistan ise coach'i kui terapeuti, sest et mulle, ma ütlen hästi mustvalgelt, aga see ei pruugi kõige kohta niimoodi olla, aga minu kogemus lihtsalt siiamaani olnud see, et terapeudid panevad sulle nagu sõnu suhu ja teevad sinu eest ära, aga coach paneb sind endaga tegelema. Ja mulle meeldib see pool, et see vastus või lahendus tuleb minu seest, mitte keegi üritab mind väljaspoolt kordada, et see vastutuse võtmine ja sa mainisid veel huvitavad asja, et sa oled lihtsalt inimesega ruumis kohal ja see mõjub. Sama fenomen on siin 8 aastat olnud mul podcastides, miks külalised ennast väga tihti avavad sellist nurkada, mõni isegi nutab, eks ole, või paneb paar pisarad maha või räägib midagi, mida ta pole enne rääkinud, sest et ma ise olen siin saates see, kes on selline. Ma edendan ka mingit sagedust siin saatejuhi rollis ja siis inimesel, kes on vastast, ta vaatab ka, ta vaatab ka päris turvaline on. Ma siis panen ka mõne lataka, vaata. Mida tahan nagu jagada. Mitte ma pean, ma ei suru talle jagama, vaid ta tahab, sest mina jagan. See on hoopis nagu teistsugune, nagu ma ei teagi, ongi olemine või teistsugune sagedus ja ruum lihtsalt. Tekkis, aga kuhu kirjutada sulle? Või kust sinu ühendust võtta saab, kui nüüd inimene tunneb, et okei, aga ma tahan tulla. Ma olen valmis endaga tegelema ja kogema seda. Jaa, no Facebookis olen ma Urmas Sarapuu. Paneme lingiga siia pärast külge. Kodukad kuskile
ja koduleht on sarapurmas.ee. Sarapuu Urmas, 3 muud järjest. Paneme selle sinna ja siis saate vaadata lingid all, kui kohe kätte ei saanud ja viskas sulle siia ekraanile. Minne piilu kirjuta ja koge. Ja just ongi see, tunneta kehas. Ära proovi nagu mõistusega või et sõnaga analüüsida mingid kirjeldused, kes sa oled ja teed. Ja. On olemas 2 täiesti erinevat tüüpi inimesi siin maailmas. On neid, kellel meeldivad kehakarvad, kelle rind on nagu mets, kelle kaelne alt kasvab välja üks suur võsa. Ja ütleme, see kubeme piirkond elab lihtsalt oma elu, aga ära muretse. See on täiesti okei. Ja siis on neid, kellel meeldib täiesti sile, karvutu ja ufolik mõnus keha. Mina olen üks nendest. Ja kui sina oled ka üks nendest, kelle meeldib sile, karvutu keha, siis ole hea, pane nüüd hästi hoolikalt tähele. Turul on juba mõnda aega IPL-tehnoloogial põhinevad karvaemaldusseadmed, aga see konkreetne toode siin kasutab meditsiiniekspertide poolt heaks kiidetud turvalist IPL-tehnoloogiat, mis on loodud pikaajalist tulemuste saavutamiseks kodustes tingimustes. Tootja andmetel on esimesed nähtavad tulemused märgatavad juba pärast esimest kasutuskorda ja kliinilise taseme tulemused on naiste kogemuste põhjal saavutatavad umbes 3 nädalaga. See seade töötab karva kasvu juurest, aitab ennetada sisse kasvanud karvu, vähendab lööbeid ja kühme ning asendab igapäevase raseerimise ja kitkumise. Sile nahk isegi kõige intiimsemates kohtades. Ja kui võrrelda laseriga vahatamise või raseerimisega, siis erinevus on tegelikult väga lihtne. Ei ole põletustunnet, ei ole kõrvaltoimeid, ei ole kliiniku külastusi ega oote järjekordi ja ühekordne kulu, mitte eluaegne kohustus. Euroopa keskmiste iluravi kulutuste põhjal võib tähendada see 10 000 eurode säästu sinu rahakotile. Oluline punkt, see on valutu, see ei tekita ärritust, see sobib ka väga tundlikele piirkondadele. Ja 4. on see sobiv näost alates kuni intiimsemate piirkondadeni välja. Sama ettevõte pakub tegelikult ka LED-valgusmaski, mis on mõeldud näonaha taastamiseks ja noorendamiseks. Samuti peatab see vananemisilminguid ja taastab naha pingul oleku vaid mõne seansiga. LED-valgusterapiat on kasutatud dermatoloogias tegelikult juba aastaid. See põhineb teadusel, mitte ilutrendidel. Mask aitabs vähendada peeneid jooni ja kortse, rahustada aknest tingitud põletikku, ühtlustada nahatooni ja võimendada kollageenid tootmist. Kõik see vaid 10-minutilise seansiga, toetades naha loomulikku uuenemist ja tasakaalu. Uuringute ja kasutajakogemuste põhjal võib öelda, et 95% inimestest märkas kortsude vähenemist, 78% koges vähem lööbeid, 77% nägi pigmentatsiooni olulist vähenemist ja 93% inimestest tundis, et nahk muutus säravamaks. Ja kui sina otsid ka teadusel põhinevat, päris elule tuginevat ja kodusele mugavusele toetuvat lahendust nendele probleemidele, millest me siin praegu rääkisime, siis need 2 toodet võivad olla just sulle. Seega, kui siin see kõnetas, siis ole hea, külasta nahakeskus.ee ja vali endale sobiv toode. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja jätkame saatega. Aitäh, mind on nagu sellega säästetud, et ma ei tea, mis on nagu peavalu. Mina ka ei tea. Ja, ma ausalt, mul on ühe korra vist, ma arvan, et see oli COVID ajal tundsin esimest korda, kui ühel päeval mõni tund oli siuke mingi surve ja ma ütlesin, et ma ei tea, kas see on peavalu, aga ma äkki arvan, et see vist on peavalu. Sest ma ei ole mitte kunagi kogenud, mis on peavalu. Elukaaslane seest räägib mulle pidevalt aega, kuidas tal pea valutab. Ma ei ole mitte kunagi kogenud seda. Ma ei tea, mis tunne see on. Ja. Vaata, lahedalt sa ütlesid, et ma ei tea, kas see on peavalu, aga ma kogema. Aga ma sildin selle sellena, sest tunnen, et siin on mingi pinge, vaata, mida enne tulnud pole. Äkki see on siis see peavalu. Et hästi huvitav, inimesed on hästi erinevad. Enne kui me lähme sinuga järgmiste teemade juurde, siis mul on sulle mõned kingitused ka. Sa meeldivad kingitused? No, niivõrd õivõrd. Sõltub kingitusest. Ma ütlen sama alati. Sõltub, mida sa kingid mulle. Meil on saate sponsorid. Ja osad neist on suuremad, osad on väiksemad. Aga mul on sulle
mul on endal teine ettevõte, mida me üritame siin juba varsti, ütleme, aasta pluss käima tõmmata ja nüüd vist tundub, et oleme saanud natukene käived käima ja tundub, et läheb asi natuke suuremaks ka. Ja mul on sulle meie poolt, sellise brändi poolt nagu Upgrade Life, 2 väikest kingitust. Üks on selline tühi jooneline märkmik. Selline hästi prosta. Palju sa kirjutad, ma ei tea, mina olen hullult suur päevikusse kirjutaja, vanasti kirjutasin igapäevaselt, nüüd natuke vähem, aga mulle meeldib hästi siuke enesereflektsiooni koht teha seda paberil. Meil on sulle märkmik. Suur tänu. Ja siis on mul, kuna me tegeleme online kursustega ja me rääkisime info ülevoolamisest, siis ka meie panustame sinna enda ettevõttega, aga me oleme leidnud enda jaoks sellise huvitava viisi, kus me loome kursused, mis kestavad 21 päeva ja vajab ainult 15 minutit iga päev sinu tähelepanu. Ta on hästi lihtne, ta on üks video ja siis see videos on kohe praktika. Et sa saaksid siis aru sellest, et sa päriselt teooriat infot kohe implementeeriksid ja näeksid, kas see töötab või kas see on sulle vajalik. Ja meil on 2 kursust, üks on seal tervise kohta, ühe personaaltreeneri poolt loodud ja teine on siis loodud ühe tervisekursus on Jaanika Kohmäe poolt ja teine on siis Kai Oja poolt loodud enesearmastuse või sellise eneseaktsepteerimise kursus. Ja mul on sulle kinkekaart, mis annab sulle siis selle koodiga, Kris, ma seda koodi ette ei ütle lõpuni, see on sulle, aga selle koodiga annab sulle tasuta ligipääsu ühele kursusele. Lähed ostukorvi, paned selle koodi sinna, sul hind 0, kas läbid ise, kingid kellelegi ära, see on sinu otsus. Okay. Ja kui keegi kuulajatest, vaatajastest tahab, siis Kris Kala on see sinu kood vaatajale kuulajale, lähed upgradelife.com ja valid endale kursuse ja saad -20% soodustust. Ühtlasi on mulle sulle raamatut, saad suur raamatusõber, mina ka. Siuke raamat on sul, ei ole? Hetkede jõud. Ei ole. Kohalolust ja hetkedest rääkides, siis hetkede jõud. Kuule vaatajale ka siuke väike pilguheit, Million Mindset kirjastuse poolt mul sõbrad seda kirjastust veavad ja teevad. Nende poolt on siis raamat ja alapealkirjaga miks mõnel kogemusel on ebatavaliselt suur mõju. Ja see on sulle lihtsalt kingitusena täiendamaks sinu isiklikku raamatukogu. Ja kui keegi tahab miljoni raamatut endale soetada, siis million.ee ja kasuta koodi Kris Kala ja saad -10% soodustust. Ja siis on mul sulle autosse midagi. Eeterlikul õlidel baseeruv mõnusa lõhnaga kaua kestev, üsna ökosmökos autolõhnastaja. Hetkel seda ei tunne, sealt seal on see plastikkork tuleb ära tõmmata pealt, aga kodumaine bränd Roof Terras, mis teeb ka muidu kodulõhnastajad, mis on nende bambus või mingi puitogadega, tokkidega nii-öelda. Okay. Et siis tal on eraldi autolõhnastajad ja kui keegi tahab Roofti tooteid endale osta, siis roofterras.eu ja kui sa kirjutad ostukorvis märkuste lahtrisse Kris Kala, saad üllatuskingituse, mis see on, ma ei tea. Ja siis mul vedeles lihtsalt 2 või 3 või 4 aastat kodus lihtsalt maal peaaegu 100 tükki neid. Ja ma mõtlesin, et seisavad lihtsalt ja ma annan ära varem. Mul on sulle ausad mehed podcastiga riideskott, mind kotib ausus. et äkki läheb marjaks ära kuskile. Täna on küll Kris Kala podcast, aga enne oli ausad mehed. Ja mul lihtsalt vedeleb nende logodega eri värvides, erinevate sloganite ja kotte. Mõtlesin, ma hakkan neid kinkima lihtsalt külalistele. Vot, kotib ausus. Nii et see võtab kokku meie selle vooru või selle koha segmendi sponsoritelt ja me läheme sinuga edasi, Urmas, sinu teemadega. Ja tuleks selle juurde, et sa oled väitnud üsna jõuliselt, et rahulik inimene saab sinu arvates tänases maailmas paremini hakkama kui väga tark, aga rahutu. See on üsna konkreetne verbaalne vastati mõnele, võib-olla triggerdav, aga mõnele mitte. Mina saan sellest aru, aga ma tahaks, et sa hakkaks seda lahkama natukene ja just selle koha pealt ka, et ma arvan, et on palju inimesi, mina olen üks neist, kes on kogenud seda, ütleme, mitte hukkamõistu, aga natuke eelarvamuslikku hoiakut. Ma ei ole haritud inimene. Ma ei ole haridusega inimene. Et ma ei ole gümnaasiumit õpetanudki. Aga ma tunnen, ma olen väga haritud. Sama siin. Just, et ja seal on nagu väga suur vahe, aga ühiskond täna vaatab väga viltu. Võib-olla täna on nii palju mitte, aga mingis segmentides kindlasti on tunda seda, kus paberit taskus ei ole või kraade silti nende märkidega pandud pole, et see veel siis oled sa nobody. Vaatamata sellele, et sa tegelikult oled võib-olla väga
väga haritud ja intelligentne inimene ja väga suure kogemusega. Räägi korraks enda tagamõtet selle juures. Just läbi selle, et on haritud, et rahulik inimene saab sinu arvates tänases maailmas paremini hakkama kui väga tark, aga rahutu inimene. Mul kohe meenus sõnaga tuttavate laps, kes eelmine aasta tegi 9. klassi siis eksamid ära. Aga ta ei ole päevagi koolis käinud. Koolisüsteemis ikka kirjas on see mõttes enne või ei ole või mismoodi? Et ja kusjuures ma ütleks, et super vend. Päris huvitav. Ja, ülitaibukas, üliandekas, mega. Koduõppe või mis ta? Ja, koduõppe. Okay. Ja. Et saab ka teisiti. Saab. Ja ma räägin, ülilahe vend. Ma käisin, jah, ta sõidab karti ja mina kohtusin ta ka siis Itaalias. Ma läksin ka lihtsalt üks kevad, läksin sõbraga kaasa. Ja siis ma vaatasin, et tuttava nimega, perekonna nimi oli nagu ja siis ma vaatasin näo järgi ka, et tuttav nägu. Et ma just tean su isa ema. ja siis me see kardirada oli karda ääres ja siis olime seal mõned päevad karda ääres seal kardirajal ja siis kuna meie sõbraga pidime minema suusatama Alpidesse sinna, siis ta tuli ka suusatama kaasa, et ja siis ma olingi tal nagu siuke kuna meil tekkis kohe nagu hästi mõnus siuke läbisaamine, siuke usaldus ja ma ütlen, et inimene, kes pole päevagi koolis käinud, üliintelligentne. Täiesti müstikin. Aga see rahu pool sinna sisse panduna? Jaa, vaata, see ongi see, et hästi paljud edukad inimesed on ikkagi täna võib öelda, et enamus nendest elab ikkagi puudusteaduses, kuigi sa oled teeninud oma miljoneid, sul on ikka puudusteadus. Milles see väljendub? See väljendub kui selles, et sul on vaja nagu kogu aeg nagu midagi. Rohkem ja sul on puudu ikkagi. Ja, sul on see, ütleme, ärevus sees. Et see on nagu nii petlik. Ma olin, kusjuures käisin siin üle-eelmine nädal, käisin lõunal, ma just kirjutasin Facebookis ka selle loo, kus ma nägin oma 2 tuttavat siis, kes on nagu samamoodi teeninud suuri rahasi. Ja kui ma nägin neid lõunal, siis see, ma tunnetan inimeste energiaid. Siis nagu ikka, tšau, et kui ta läheb ja mõtlesin, et mul läheb mõnusalt, chillilt, rahulikult. Sest nad ütlesid, et me peame veel tegutsema enne kui saame ka chillima hakata. Et ma näen seda, et ühesõnaga neil on töölised ju, kes on neile raha teeninud, aga kellel on kohustused. Ja ütleme, kui sa oled ikkagi juht ja sul on südametunnistus nii-öelda õigele kohale, et siis on suhteliselt keeruline ju ikkagi ka inimesele öelda, et kuule, sorry, et peame sind kahjuks koondama või vallandama. Mis on ka reaalsusele? Jaa, see on reaalne, absoluutselt. Loomulikult, et lihtsalt majandusseis on praegu selline ja äri ei lähe ja nii on. Ja see ongi nii. Ja ütleme, ma ei tea, kas me jõuame selle identiteedi juurde ka. Et tänapäeval ongi inimestel identiteet seotud hästi palju töökohaga või ameti nimetusega. Ja
ja kuna ütleme praegult jah, AI ja robotid on tulekul, palju töökaotusi, siis tekibki inimestel see, et identiteet on seotud tööga. Ja nüüd, kui tekib töökaotus, siis kaob ka sina. Just. Ja seda ma näen, mis hakkab inimestel nagu kõige suuremat probleemi tekitama. Aga see on jällegi see, et kui sa leiad ise ennast ülesse ja sa ei seo ennast siis nende väliste asjadega, siis tegelikult sa tuled sellest väga hästi välja ja kõik toimib. Ja see ongi see, kui sa leiad siis päriselt selle enda nii-öelda ande ja mida sa hakkad siis tegelikult tegema ja see hakkab sulle raha tooma. No kuidas sa leiad seda? See on see koht, et sina oled selle leidnud ja mina tean, et mul tuleb see, mida ma täna teen, lihtsalt oluliselt paremini välja kui võib-olla suurem enamikul. Kas see on nüüd päris lõpuni see? Ma ei tea, aga see on üks nendest. Aga ma ei teadnud ka seda enne, kui ma ka koperdasin läbi erinevate mingite projektide, nagu jõudsin podcastini. Et aga kuidas see avastus käib siis? Kas on siis, kas see eeldab suurenenud eneseteadlikkust, kas see eeldab seda paremat kontakti see endaga, rahulolus olemist, ma ei tea, stressi manageerimist, mis need nagu vundamendid on, mis võivad viia selleni, ma avastan selle, et see on minu teema? No ütleme, eks on ikkagi tahe ja mida ma veel nagu sisse tooks, tegelikult inimene, me piirame ennast ise tohutult läbi nende lugude ja uskumuste. Sellepärast, et mitte keegi teine ei piira meid, vaid me piirame ja me teeme seda alateadlikult. Täiega. Ja see on nii crazy. See on nii haigeliselt. Ja ma ütlen, tänapäeval igaüks võiks luua mida iganes. Mida iganes. Aga meil on kohe tühistavad mõtted juures. Täpselt ongi see, et õpetatakse manifesteerima ja tee nii. Aga sellest ei räägita, kuidas sa alateadlikult kustutad neid automaatselt. Teed küll siukseid manifestatsioone ja asju ja kõik üritavad ja käivad ka samamoodi megakursustel ja selles suhtes on, ma olen ise ka vaadanud nagu, et osal toimibki see. Ja loomulikult, ja siis kui jälle ühesõnaga tuuakse välja need inimesed, et kellel toimis, see on ju tegelikult ülihea müügiargument. Ja siis ongi, et aga ütleme, jällegi, see osa, see väike osa, kes tegi ära, oma nägi läbi selle ja ütleme, sai sellest aru, kuidas see toimib. Siis tegelikult on jällegi jõuame selle juurde, et inimesed üritavad kõike seda peast teha. Nad üritavad aru saada. Aga tegelikult see kõik tuleb teha kehas ära. Me jõuame jälle sinna kehasse, sellepärast kõik on kehas. Ja võt see ongi see, miks see müra lõpuks lämmatab meid ja tekitab tegelikult veel suuremat segadust, seda müra on nii palju. Seda ängi ja stressi. Just, aga seda otsest kehatööd tehakse vähe. Et vaata, enne mul jäi pooleli tegelikult, kus ma hakkasin rääkima, et ka mina kuulan podcasti. Et ma kuulasin ühte podcasti ja siis üks, ma ei mäleta, see oli üks, kas Ameerika üks, ta oli just suhtenõustaja ja seksuaalnõustaja. Ja siis ta rääkis ühest tüdrukust, kes koges siis lapsepõlves kasuisa väärkohtlemist. Ja ma ei tea, kas ta oli siis lõpuklassides või oli ülikoolis, ühesõnaga, ta õppis, ma sain aru veel. Ja ta vaatas Oprah saadet ja kus naised siis rääkisid samamoodi siis füüsilisest ja vaimsest vägivallast, on ju. Ja ütleme, sinnamaani tal oli kõik jumal okei.
ta oli nagu enda sees sellega rahu teinud. Ja nüüd ongi, et mille juurde me jõuame, et mis tal tekkis. Ta vaatas seda saadet ja tal tõusis kõik see ülesse. Ja nüüd ongi jälle see koht ja siis ta oligi täiesti, ta ei maganud, ta ühesõnaga ta elu läks täiesti põrguks, sellepärast, et tal kõik tõusis ülesse. Noh, võib-olla oli siis ka see aeg, kus ta oli valmis sellega lõpuks tegelema. Sellepärast, et alateadlikult kindlasti ta elu pidurdas on ju, aga ta lihtsalt tundus nagu, et suhteliselt okei. Aga noh, tegelikult suures pildis võibki öelda, et võtta, igal asjal on oma aeg. Ja inimene peab olema valmis nagu. Ja nüüd on ka see koht, et ütleme, kui mina inimestega tööd teen, et kui ma näen, ütleme, ma tunnetan enda keha peal asju, mul tuleb info ja siis ma ääri-veeri nagu läbi küsimustega proovin nagu vaadata, kas ta on valmis minema edasi asjadega või kuhugi sisse. Ja kui ta ei ole, siis ma lihtsalt seda ei puuduta. Sest see tegelikult võib mõjuda halvasti. Ja, kui ta ei ole valmis ise sinna sisse minema, siis tegelikult see võib tekitada talle hoopis suurema hävingu. Et noh, seal tihtipeale on see, et kui inimene on ikkagi täielikus ohvri rollis, ta ei ole valmis võtma veel, ta ei ole valmis veel lahendama nii-öelda seda traumat. Ta lihtsalt on noh, ma ei taha jälle öelda, et hästi paljud inimesed on ohvri rollis, aga noh, nii ta paraku on. Aga jah, et just ongi see, et nagu enne ka sõnum oli, et inimesele, et kui minu juurde tulla, siis ongi see, et tunnete kehas seda, kas sa oled valmis nagu võtma seda, et okei, ma tahan seda kehas ära teha. Et mitte see, et ma tulen ja teen mind korda. No, see ei toimi. Et jah. No sulle küsimus vastutuse kohta. Parlaad. Et see vastutuse teema tahtsin küsida sult lisaküsimuse vastutuse osas ja mitte ainult lihtsalt see, et inimene ei taha vastutada oma elu eest või oma muutuste ja oma valikute eest. Sest mulle tundub, et see vastutus on terminina ka selline, mida väga ei mõisteta ja mul ka täna ma pean tunnistama vist, et ma vist päris lõpuni igas olukorras ei võta ikkagi vastutust ja kukun ohvri rolli ja hakkan süüdistama välismaailma või seda peegeldust, mis tegelikult on minu sisemaailma peegeldus. Ehk siis ma ei vastuta selle eest, mida ma tegelikult loonud olen, märkan seda, teadvustan, et ümber on selline, mis ta on, aga näed, ütlen, et aga näed ikkagi, see ei ole, mina ei ole süüdi, et see selline on, keegi teine on. See on üks pool vastutust. Aga teine pool on, ütleks, et ma nimetan seda alateadlikuks vastutuseks, aga see ei ole päris see termin, aga sa saad aru, mida mõtlen seal, kui ma ütlen sulle, et see on see pool, et kui inimene tahab muutuda, vaata siis väga tihti öeldakse ka, et miks me hoiame muutust tagasi või miks me kardame mingi asja saavutamist, seal tegelikult on mingi tuumpõhjus. No taala, ma unistan Krisina siin sellest, et mul võiks olla, ma ei tea, 100 või 200 või 500 000 või miljoni eurolise käibega ettevõtte, suur bränd, palju töötajaid, eks ole. Ma näen nagu filmina, kuidas see kõik nagu töötab, ma näen mingid olukordi kontoris, situatsiooni töötajatega, mingid reise, eks ole, mingid asju. Ma näen, mul film jookseb. Aga kurat, ma ei koge seda mingi põhjusel. Ja siis ongi mul endal tekinud arusaamine, et aga äkki ma kardan midagi selle juures. Just. Aga see on alateadlikult, on ju? Jah. See ongi see koht, kus vaata, meil on mind on nagu õpetatud kogu aeg, et sa pead saama kellegiks. Ja ühesõnaga sealt tekibki see inimesed ei julge võtta vastutust, sellepärast, et nendel on sees see, et ma ei ole piisav. Et mul peab kogu aeg olema keegi, kes mind juhatab, kes mind õpetab. Ma pean kogu aeg saama paremaks ja ühesõnaga liikuma kuhugi. Jaa, et sul peab nagu kogu aeg olema keegi, kes sind juhendab. Ja see on, ütleme ju, hakkab juba maast madalast pihta, mida meile hakatakse sisse süstima, et sul peab kogu aeg olema keegi suur juht, õpetaja.
ja see ongi see koht, kus inimene tegelikult kaugeneb iseendast, et on vaja kogu aeg seda välist kinnitust saada. Et kõike, mida ma teen, et on see ikka õige või, kas see ikka meeldib teistele või. Ja seal ongi see tähelepanu vajadus ja armastuse vajadus ja kõik suksed asjad. Aga kuidas nagu, kohati nagu raske uskuda või nagu raske aru saada, mida ma siis, et kui ma tahan edu, siis mis saab olla edu juures halb näiteks, on ju? Või kui ma tahan armastust ja suhet, mis kestaks pikaajaliselt, siis mis saab olla selle juures halb, mida ma tegelikult nagu ise eemale alateadlikult siis nagu tegelikult tõukan või barjääri ehitan, on ju? Vaata, ütleme väga hea, et tõid selle sisse armastuse. Et armastusega täpselt samamoodi ju. Me otsime seda väljas kogu aeg. Tegelikult on armastus inimese algolemus. Ja ütleme samamoodi, kui sa selle endas kätte saad. See on mega. Aga kuidas seda kätte saada? Mis on see võrutrikka? No võt, see ongi jälle see, et samamoodi, kus ma viin nii-öelda, ma ei taha jälle öelda, et ma viin inimesi, avan inimeste südame tasandit ja... See rahulolu, see olek. Just, see sagedus, mis seda teeb, kuna ma olen lihtsalt jõudnud sinna, siis aga tegelikult on armastus on inimese algolemus ja ütleme siis ongi see nagu, vaata me rääkisime ka minu juures, et inimesel on nagu 2 kõige suuremat hirma on, esimene on surmahirm on ju, ja teine on siis hülgamine. Ja hülgamine ja häbi. Et need on jah, nagu jälle ütleme, kui sa saad need kohad endas ära teha. See on jälle tohutu energia, mis sul valandub. Mida sa piirad siis endas alateadlikult. Ja mida sa otsid siis nii-öelda armastuse puhul ja otsidki väljast partnerit.